Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, teie silmad vaatavad ekraani. Aga kas te olete kunagi mõelnud, miks te üldse midagi näete? Mitte filosoofilises mõttes, vaid füüsilises. Teie silmad töötavad ainult seetõttu, et fotonid, valguse osakesed, põrkuvad teie võrkkestale. Iga sekund jõuab teie silma umbes 100 miljonit fotoni. Aga öisel taevasel on midagi veidrat. Kui vaatate üles pimedusse, jõuab teie silma 1000 korda vähem fotone kui päeval. Miks? Universumis on ju miljardid ja miljardid tähti. Iga täht on tuumareaktor, mis paiskab ruumi triljoneid fotone. Kus need kõik on? Miks öö on must? See küsimus tundub lihtne, peaaegu naiivne. Aga see küsimus peaaegu hävitas kogu kosmoloogia 19. sajandil. Sest vastus, mida teadlased leidsid, sundis neid ümber kirjutama kõike, mida nad universumi kohta arvasid teadvat. Aastal 1853 istus Saksa astronoom Heinrich Wilhelm Olbers oma kabinetis Bremenis ja vaatas välja aknast. Öö oli selge, tähed särasid ja Olbers mõtles. Ta oli matemaatik. Ta teadis, et kui universumis on lõpmatu arv tähti, mis on jaotunud ühtlaselt ruumis, siis iga suund, kuhu sa vaatad, peab lõpuks lõppema mõne tähe pinnal. Nagu metsas. Kui puud on piisavalt tihedalt, ei näe sa läbi metsa. Iga vaatesuund lõpeb tüvega. Olbers võttis paberi ja hakkas arvutama. Matemaatika oli lihtne ja julm. Kui tähti on lõpmata palju, siis nende kogu heledus peaks olema lõpmata suur. Öine taevas ei peaks olema must. See peaks olema valge. Tuliselt valge. Nii hele nagu päikese pind. Temperatuuriga umbes 5500 kraadi Celsiuse järgi. Aga kui Olbers vaatas aknast välja, nägi ta pimedust. See oli paradoks. Ja see paradoks kandis tema nime. Olbersi paradoks. Kuigi tegelikult oli selle peale tulnud juba varem Inglise astronoom Thomas Digges aastal 1576 ja hiljem Johannes Kepler aastal 1610. Aga Olbers sõnastas selle kõige selgemalt ja see küsimus ei kadunud. See rippus kosmoloogia kohal nagu must pilv või pigem nagu must taevas, mida ei peaks olema. Mõelge sellele hetk. Universumis on umbes 2 triljonit galaktikat. Igas galaktikas on keskmiselt 100 miljardit tähte. See teeb kokku 200 miljonit triljonit tähte. Kirjutage see number välja. 20 koos 28 nulliga. Iga täht kiirgab. Iga täht saadab ruumi fotone. Ja ometi öö on must. Esimesed selgitused olid meeleheitlikud. Mõned teadlased arvasid, et kosmoses on tolm, mis neelab valgust. Aga see ei toiminud. Kui tolm neelab valgust, muutub ta soojaks. Ja soe tolm kiirgab infrapunavalgust. Lõpuks oleks tulemus sama. Taevas peaks helendama. Teised arvasid, et tähed ei ole jaotunud ühtlaselt. Võib-olla on nad koondunud rühmadesse ja nende vahel on tühjad alad. Aga see samuti ei lahendanud probleemi. Kui universumis on lõpmatu arv tähti ja lõpmatu aeg, siis ükskõik kuidas nad on jaotunud, peaks iga vaatesuund lõppema tähe pinnaga. Sajand möödus. Paradoks jäi. Ja siis 20. aastate alguses hakkas midagi muutuma. Mitte Olbersi paradoksis, vaid meie arusaamises universumist endast. Aastal 1923 töötas Ameerika astronoom Edwin Hubble Mount Wilsoni observatooriumis Californias. Ta kasutas maailma võimsamat teleskoopi, Hookeri teleskoop, mille peegel oli läbimõõduga 2,5 meetrit. Hubble vaatles spiraalsumukobasid, uduseid laike taevas, mida astronoomid olid näinud juba sajandeid, aga mille kohta keegi ei teadnud, mis need tegelikult on.
Hubble leidis neis sumukobastes muutuvaid tähti, tsefeiide. Need tähed pulseerivad regulaarselt ja nende heleduse muutuse periood on seotud nende absoluutse heledusega. See tähendab, et kui sa tead, kui kiiresti tsefeid pulseerib, tead sa, kui ere ta tegelikult on. Ja kui sa tead, kui ere ta tegelikult on ja mõõdad, kui ere ta paistab, saad sa arvutada, kui kaugel ta on. Hubble mõõtis ja tulemused olid šokeerivad. Need summukobasid ei olnud meie galaktika sees. Need olid teised galaktikad, miljonite valgusaastate kaugusel. Universumis ei olnud ainult linnutee. Seal olid miljardid teised galaktikad, igaüks miljardite tähtedega. Aga see ei olnud kõik. Hubble jätkas vaatlemist. Ta mõõtis nende galaktikate valgust spektroskoobiga, seadmega, mis jagab valguse värvideks. Ja ta märkas midagi kummalisi. Kõigi galaktikate valgus oli nihkunud punase poole. Punanihe. Nagu kiirabi sireeni heli muutub madalamaks, kui kiirabi sõidab sinust eemale, muutub ka valgus punasemaks, kui valgusallikas liigub sinust eemale. Kõik galaktikad liikusid meist eemale. Ja mida kaugemal nad olid, seda kiiremini nad liikusid. Hubble avaldas oma tulemused aastal 1929. Universumi ei olnud staatiline. See paisus. Mõelge, mida see tähendab. Kui universumi paisub praegu, siis minevikus oli ta väiksem, palju väiksem. Ja kui te lähete piisavalt kaugele minevikku, jõuate punkti, kus kogu universumi, kõik galaktikad, kõik tähed, kõik aatomid oli koondunud ühte lõpmatult tihedasse ja lõpmatult kuumasse punkti. Belgia preester ja füüsik Georges Lemaitre oli esimene, kes seda mõistis. Aastal 1932 nimetas ta seda primaarse aatomi hüpoteesiks. Hiljem hakati seda kutsuma suure pauguga. Universumil oli algus. Ja see algus oli umbes 14 miljardit aastat tagasi. Nüüd hakkas Olbersi paradoks muutuma. Kui universumil on algus, siis tal on ka vanus. Ja kui tal on vanus, siis valgus ei ole saanud reisida lõpmata kaua. Valgus reisib küll väga kiiresti, 300 000 kilomeetrit sekundis, aga mitte lõpmatult kiiresti. Valgus, mis jõuab meie silma tähtedest, on alustanud oma teekonda mingil konkreetsel hetkel minevikus. Kõige kaugemad galaktikad, mida me näeme, on umbes 13 miljardit valgusaastat eemal. See tähendab, et nende valgus on olnud teel 13 miljardit aastat. See valgus alustas oma teekonda siis, kui universum oli alles miljard aastat vana. Me ei näe midagi kaugemalt, sest kaugemalt ei ole valgus veel jõudnud meieni. On olemas horisont, kosmoloogiline horisont. Aga see ei ole veel kogu vastus. Sest isegi kui me näeksime kõiki tähti, mis on selle horisondiga piiratud ruumis, peaks neid ikka olema piisavalt palju, et taevas oleks palju heledam, kui ta on. Kus on ülejäänud valgus? Vastus peitub paisumises endas. Kui valgus reisib läbi paisuva ruumi, siis ruum ise venitab valguse lainepikkust. Nagu kummipaela venitamine muudab selle pikemaks, muudab ruumi paisumine valguse lainepikkuse pikemaks. Pikem lainepikkus tähendab punasemat valgust. Ja kui paisumine on piisavalt kiire ja kestus piisavalt pikk, siis valgus, mis algselt oli nähtav, muutub infrapunaseks. Ja infrapunane muutub mikrolaineiks. Ja mikrolained muutuvad raadiolaineteks. Valgus ei kao. See lihtsalt muutub nähtamatuksi. Tema energia lahjendub. Tema lainepikkus venitub. Ja meie silmad, mis on evolutsioneerunud nähtava valguse jaoks, ei näe seda enam. Aastal 1965 avastasid 2 Ameerika raadioastronoomi, Arno Penzias ja Robert Wilson, midagi ootamatut. Nad töötasid Belli laborites New Jersey's ja püüdsid kalibreerida tundlikku raadioantenn. Aga antennis oli pidev müra. Ükskõik kuhu nad antenn suunasid, oli seal nõrk radiosignaal. Nad puhastasid antenn. Nad eemaldasid isegi tuvide poja, mis oli antenn sisse kogunenud. Aga müra jäi.
Lõpuks mõistsid nad, et see ei olnud müra. See oli signaal. Signaal, mis tuli kõikjalt. Kogu taevast. Ühtlaselt. Ja selle signaali temperatuur oli umbes 2,7 kraadi absoluutse nulli kohal. See oli suure paugu jääkvalgus. Kosmilise mikrolaine taustkiirgus. See kiirgus on valgus, mis vabanes siis, kui universumi oli 380 000 aastat vana. Enne seda oli universumi nii kuum ja tihe, et valgus ei saanud vabalt liikuda. Fotonid põrkusid pidevalt elektronide ja prootonite vastu. Aga kui universumi paisus ja jahtu, jõudis hetk, kus elektronid ja prootonid ühinesid aatomiteks. Ja äkki muutus universumi läbipaistvaks. Valgus sai vabaks. See valgus on reisinud läbi ruumi 14 miljardit aastat. Ja kogu selle aja jooksul on paisumine venitanud selle lainepikkust. Valgus, mis oli alguses nähtav, kuum ja valge, on nüüd mikrolaine. Nähtamatu, aga olemas. Kui te vaatate öisel taevasel üles, vaatate te tegelikult ajas tagasi. Iga täht, mida te näete, näitab teile minevikku. Sirius, kõige heledam täht öötaevas, on 8,6 valgusaastat eemal. Kui te vaatate Siriust, näete te valgust, mis lahkus sealt 8 aastat ja 7 kuud tagasi. Betelgeuse, punane hiiglane Orioni tähtkujus, on umbes 520 valgusaastat eemal. Kui te vaatate Betelgeuset, näete te valgust keskajast. Ja kui te vaataksite piisavalt kaugele, kui teie silmad oleksid piisavalt tundlikud, näeksite te kosmilise mikrolaine taustkiirgust. Te näeksite universumit sellisena, nagu ta oli 380 000 aastat pärast suurt pauku. Te vaataksite 14 miljardit aastat tagasi. Aga te ei näe seda, sest teie silmad ei näe mikrolaineid. Ja isegi kui näeksid, oleks see kiirgus nii nõrk, nii lahjendatud paisumise poolt, et see oleks peaaegu märkamatu. 2,7 kraadi absoluutse nulli kohal. See on peaaegu absoluutne külm. Peaaegu absoluutne pimedus. Olbersi paradoks on lahendatud. Öö on must, sest universumil on vanus. Valgus ei ole saanud reisida lõpmata kaua. Öö on must, sest universumi paisub. Valgus, mis peaks tegema taeva heledaks, on venitatud nähtamatuseni. Öö on must, sest me vaatame piiratud minevikku läbi paisuva ruumi. Aga see vastus avab uusi küsimusi. Kui universumil on algus, mis oli enne algust? Kui universumi paisub, mis on selle paisumise taga? Ja kui me vaatame tagasi ajas, kui kaugele me saame vaadata? Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, jõuab teie silma valgus tähtedest, mis on surnud miljoneid aastaid tagasi. Te vaatate surnud minevikku. Aga see minevik räägib teile loo. Loo universumist, mis sündis tulest. Loo ruumist, mis paisub. Loo ajast, millel on algus. Ja see lugu on alles pooleli. Aga lugu ei lõpe siin, sest kui me ütleme, et universumi paisub, peame küsima, kuhu ta paisub. Mis on selle paisumise taga? Ja kas see paisumine jätkub igavesti? Need küsimused viivad meid sügavamale. Mitte ainult ruumi, vaid aja struktuuri. Mitte ainult sellesse, mida me näeme, vaid sellesse, mida me ei saa kunagi näha. Kujutage ette ballooni. Te joonistage selle pinnale punkte. Need on galaktikad. Nüüd puhute ballooni suuremaks. Mis juhtub? Iga punkt liigub teistest eemale, aga mitte seetõttu, et punktid ise liiguksid, vaid seetõttu, et ruum nende vahel paisub. Ballooni pind ise venitub. See on universumi paisumine. Galaktikad ei lenda läbi ruumi. Ruum ise paisub. Ja see tähendab midagi üllatavat. Ei ole olemas keskpunkti. Kui te küsite, kus toimus suur pauk, siis vastus on kõikjal.
Iga punkt ruumis oli kunagi osa sellest lõpmatult tihedast alguspunktist. Suur pauk ei olnud plahvatus ruumis, see oli ruumi enese algus. Aga kui ruum paisub, siis millise kiirusega? Edwin Hubble mõõtis seda. Ta leidis, et galaktikad, mis on 2 korda kaugemal, liiguvad 2 korda kiiremini. See seos on nii täpne, et seda kutsutakse Hubble'i seaduseks. Ja selle seaduse konstant, Hubble'i konstant, ütleb meile, kui kiiresti universumi paisub. Praegused mõõtmised näitavad, et iga megaparsek, see on umbes 3,3 miljonit valgusaastat, paisub kiirusega umbes 70 kilomeetrit sekundis. See tähendab, et galaktika, mis on 100 megaparseki kaugusel, liigub meist eemale kiirusega 7000 kilomeetrit sekundis. Galaktika, mis on 1000 megaparseki kaugusel, liigub kiirusega 70 000 kilomeetrit sekundis. Ja nüüd tuleb midagi veidrat. Kui galaktika on piisavalt kaugel, umbes 14 miljardit valgusaastat, siis ruum nende ja meie vahel paisub kiiremini kui valguse kiirus. See galaktika liigub meist eemale kiiremini kui 300 000 kilomeetrit sekundis. Aga oodake, kas see ei riku Einsteini relatiivsusteooria? Kas miski ei saa liikuda kiiremini kui valgus? Ei riku, sest galaktika ise ei liigu läbi ruumi kiiremini kui valgus. Ruum nende vahel paisub ja ruumil endal ei ole kiiruspiirangut. Relatiivsusteooria ütleb, et miski ei saa liikuda läbi ruumi kiiremini kui valgus. Aga ruum ise võib paisuda nii kiiresti kui tahab. See tähendab, et on olemas galaktikad, mille valgus ei jõua meieni kunagi. Isegi kui need galaktikad kiirgavad praegu valgust meie suunas, paisub ruum nende ja meie vahel nii kiiresti, et see valgus ei liigu meie poole. See triivib meist eemale. Need galaktikad on meie vaatlushorisondist väljaspool. Me ei saa neid kunagi näha. Nad on meile igaveseks nähtamatud. Ja see horisont liigub. Mitte ruumis, vaid ajas. Iga sekund, mis möödub, muutub universumi natuke vanemaks. Ja see tähendab, et valgus, mis varem ei olnud jõudnud meieni, jõuab nüüd. Meie vaatlushorisont laieneb. Aga samal ajal paisub ruum. Ja mõned galaktikad, mida me praegu näeme, triivivad aeglaselt üle horisondi piiride. Nad hääbuvad. Nende valgus muutub punasemaks ja punasemaks, nõrgemaks ja nõrgemaks, kuni lõpuks kaob täielikult. Tulevikus, kaugemas tulevikus, miljardite aastate pärast, jääd meie järglastele nähtavaks ainult meie kohalik galaktikaparv. Kõik teised galaktikad on triivunud üle horisondi piiride. Kui keegi siis vaatab öisel taevasel üles, näeb ta ainult linnuteed ja mõnda lähedast galaktikat. Ülejäänud universumi on kadunud. Mitte seetõttu, et see oleks hävinud, vaid seetõttu, et ruum on paisunud nii palju, et valgus ei jõua enam üle. Ja see toob meid tagasi Olbersi paradoksi juurde. Mitte ainult öö ei ole must, sest universumil on vanus. Öö muutub mustaks, sest universumi paisub. Ja see paisumine kiireneb. Aastal 1998 tegid 2 teadlaste rühma, üks Ameerika Ühendriikides, teine Austraalias, avastuse, mis muutis kõike. Nad uurisid supernoovaid, plahvatavaid tähti väga kaugetes galaktikates. Supernoovad on nii eredaid, et neid saab näha miljardite valgusaastate kauguselt. Ja teatud tüüpi supernoovad, tüüp X, A, on nii ühtlased, et neid saab kasutada vahemaade mõõtmiseks. Teadlased mõõtsid nende supernoovade heledust ja punanihet ja nad leidsid midagi ootamatut. Kauged supernoovad olid nõrgemad, kui nad pidanuksid olema. See tähendas, et nad olid kaugemal, kui paisumise kiiruse põhjal oleks pidanud. Universumi paisumine ei aeglustu, see kiireneb. See oli šokeeriv. Gravitatsioon peaks aeglustama paisumist. Iga galaktika tõmbab teisi galaktikaid enda poole. See peaks pidurdama paisumist. Aga midagi tõukab galaktikaid lahti. Midagi, mis töötab gravitatsiooni vastu. Midagi, mis täidab kogu ruumi ja surub seda laiali.
Nad nimetasid seda tumeenergiaks. Mitte seetõttu, et see on tume, vaid seetõttu, et me ei tea, mis see on. See on energia, mis on seotud ruumiga endaga. Iga kuupmeeter ruumi sisaldab väikest kogust seda energiat. Ja kuna ruum paisub, tekib kogu aeg rohkem ruumi. Ja rohkem ruumi tähendab rohkem tumeenergiat. Ja rohkem tumeenergiat tähendab kiiremat paisumist. See on tagasiside tsükkel. Paisumine loob rohkem ruumi loob rohkem tumeenergiat. Rohkem tumeenergiat kiirendab paisumist. Ja tsükkel jätkub. Praegu moodustab tumeenergia umbes 68% universumi kogu energiast. Tumeaine, teine salapärane komponent, mis ei kiirga valgust, aga avaldab gravitatsioonilist mõju, moodustab umbes 27%. Ja kogu tavaline aine, tähed, planeedid, galaktikad, teie, mina, kõik, mida me näeme, moodustab ainult umbes 5%. Me elame universumis, kus 95% on midagi, mida me ei mõista. Aga me saame mõõta selle mõju, ja see mõju räägib meile loo tulevikust. Kui tumeenergia jätkab paisumise kiirendamist, siis lõpuks, väga kauges tulevikus, umbes 100 triljoni aasta pärast, jääb iga galaktika üksi. Kõik teised galaktikad on triivunud üle horisondi piiride. Tähed põlevad läbi. Uusi tähti ei teki, sest gaas on ammendunud. Universumi muutub külmaks ja pimedaks. Seda kutsutakse soojussurmaks. Mitte seetõttu, et universumi oleks kuum, vaid seetõttu, et kogu energia on jaotunud ühtlaselt. Ei ole enam temperatuuri erinevusi, ei ole enam energiavoogu, ei ole enam muutust. Aeg ei peatu, aga miski ei juhtu. Aga see on üks stsenaarium, on ka teisi. Kui tumeenergia muutub tugevamaks, kui selle tihedus ruumis kasvab, siis paisumine võib muutuda nii kiireks, et see rebib lõpuks lahti galaktikad, siis tähed, siis planeedid, siis aatomid, isegi aatomi tuumad. Seda kutsutakse suureks rebendiks. Universumi lõpeb mitte külmumises, vaid lõhkemises. Või võib-olla tumeenergia nõrgeneb. Võib-olla paisumine aeglustub ja peatub ja siis pöördub. Gravitatsioon võtab võimust. Galaktikad hakkavad liikuma tagasi kokku. Ruum hakkab kokku tõmbuma. Ja lõpuks kokkub kogu universumi tagasi ühte punkti. Suur krõmps. Universumi lõpeb nii, nagu see algas. Lõpmatus tiheduses ja kuumuses. Me ei tea, milline neist stsenaariumidest on õige. Me ei tea, mis on tumeenergia. Me ei tea, kas see on konstant või muutuv. Me ei tea, kas meie universumi on ainus või üks paljudest. Me ei tea, kas aeg ise on lõplik või lõpmatu, aga me teame ühte asja. Me teame, et öö on must. Ja see lihtne fakt, see igapäevane vaatlus, mida iga inimene on teinud kogu ajaloo jooksul, sisaldab endas kogu universumi lugu. Algusest lõpuni, suurest paugust suure rebendini või soojussurmani või suurde krõmpsi. Olbersi paradoks ei olnud lihtsalt mõistatus. See oli võti. Võti, mis avas ukse universumi ajalukku. Ja see uks on endiselt avatud. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, paisub ruum teie ümber. Iga sekund muutub universumi natuke suuremaks. Galaktikad, mida te ei näe, triivivad meist eemale. Valgus, mis ei jõua kunagi meieni, reisib läbi paisuva ruumi. Ja kusagil, väga kaugel, on horisont. Piir, mida me ei saa kunagi ületada. Aga see horisont ei ole sein. See on ajapiir. Piir, mis eraldab seda, mis on jõudnud meieni, sellest, mis ei ole veel jõudnud. Ja iga sekund see piir liigub. Mitte ruumis, vaid ajas. Kui te vaatate öisel taevasel üles, vaatate te läbi selle piiride. Te vaatate minevikku. Iga täht on ajamärk. Iga galaktika on ajakapsel.
ja kogu taevas on ajakaart. Kaart, mis näitab teile, kus universumi oli ja kuhu ta läheb. Aga see kaart on ebatäielik, sest on kohti, mida me ei näe. On ajad, mida me ei saa vaadelda. On küsimused, millele me ei tea vastuseid. Näiteks, mis juhtus esimese sekundi jooksul pärast suurt pauku? Me teame, et universumi oli lõpmatult tihe ja lõpmatult kuum. Me teame, et ruum paisus eksponentsiaalselt kiiresti. Seda perioodi kutsutakse inflatsiooniks. Aga me ei tea, mis põhjustas inflatsiooni. Me ei tea, mis oli enne inflatsiooni. Me ei tea, kas enne on üldse mõttekas sõna, kui rääkida ajast enne aega. Või teine küsimus, miks universumi on täpselt selline, nagu ta on? Miks on füüsikalised konstandid, valguse kiirus, gravitatsioonikonstant, elektroni mass, täpselt sellised väärtused, mis võimaldavad elu eksisteerimist? Kui gravitatsioon oleks natuke tugevam, oleks universumi kokku kukkunud enne, kui tähed oleksid jõudnud tekkida. Kui gravitatsioon oleks natuke nõrgem, ei oleks tähed kunagi moodustunud. Kui elektroni mass oleks natuke erinev, ei saaks aatomid eksisteerida. Mõned teadlased ütlevad, et see on lihtsalt juhus. Me elame selles universumis, sest see on ainus universumi, kus me saame elada. Teised ütlevad, et see ei ole juhus. Võib-olla on olemas lõpmatu arv universumeid, multiversum, ja igaühel on erinevad füüsikalised konstandid. Me elame selles, kus konstandid on õiged. Aga me ei saa seda testida. Me ei saa vaadelda teisi universumeid. Me ei saa minna tagasi aega enne suurt pauku. Me oleme kinni selles universumis, selles ruumis, selles ajas. Või oleme? Sest on veel üks viis, kuidas vaadata universumit. Mitte läbi teleskoobi, vaid läbi matemaatika. Võrrandid, mis kirjeldavad ruumi ja aega, ei peatu suure paugu juures. Nad jätkuvad. Nad näitavad võimalikke minevikke ja võimalikke tulevikke. Nad näitavad universumeid, mis võivad eksisteerida, isegi kui me ei saa neid kunagi näha. Einsteini üldrelatiivsusteooria võrrandid lubavad auke ruumis ja ajas. Musti auke, ussi auke, ajasilmuseid. Kvantmehaanika võrrandid lubavad osakestel olla mitmes kohas korraga, tunneleerida läbi barjääride, põimuda nii, et ühe mõõtmine mõjutab teist isegi valgusaastate kaugusel. Ja kui me kombineerime need kaks teooriat, relatiivsusteooria ja kvantmehaanika, saame midagi veel veidramat. Saame universumi, mis ei ole üks ajalugu, vaid lõpmatu arv võimalikke ajalugusid. Saame universumi, kus iga valik, iga juhus, iga kvantmõõtmine loob uue haru. Saame multiversumi mitte ruumis, vaid võimalikkuses. Aga see on teooria. Matemaatiline konstruktsioon. Me ei tea, kas see kirjeldab reaalsust või ainult meie kujutlusvõimet. Mis me siis teame kindlalt? Me teame, et öö on must. Me teame, et universumil on vanus. Me teame, et ruum paisub. Me teame, et valgus reisib piiratud kiirusega. Me teame, et on olemas horisont, mida me ei saa ületada. Ja me teame, et iga kord, kui me vaatame üles öisel taevasel, vaatame me ajas tagasi. Me näeme mitte seda, mis on, vaid seda, mis oli. Me näeme minevikku, mis on jõudnud meieni valguse kiirusel. Ja see minevik räägib meile lugu. Lugu universumist, mis sündis tulest. Lugu ruumist, mis paisub. Lugu ajast, millel on algus ja võib-olla lõpp. Aga see lugu ei ole veel lõppenud, sest iga uus vaatlus, iga uus mõõtmine, iga uue teleskoop avab uusi peatükke. James Webbi kosmoseteleskoop, mis käivitati aastal 2021, vaatab nüüd sügavamale minevikku kui ükski teine instrument. Ta näeb galaktikaid, mis moodustusid ainult paarsada miljonit aastat pärast suurt pauku. Ta näeb esimesi tähti, esimesi musti auke, esimesi galaktikaid. Ja need vaatlused tekitavad uusi küsimusi.
mõned neist galaktikatest on liiga suured, liiga arenenud selleks, et olla nii vanad. Nad ei peaks eksisteerima nii varakult, aga nad eksisteerivad. Mis see tähendab? Kas meie mudelid on valed? Kas universumi paisus kiiremini, kui me arvasime? Kas oli midagi enne suurt pauku? Me ei tea, veel mitte. Aga me jätkame vaatamist, me jätkame mõõtmist, me jätkame küsimist. Sest see on see, mida inimesed teevad. Me vaatame pimedust ja küsime, miks? Me vaatame valgust ja küsime, kust? Me vaatame tähti ja küsime, millal? Ja aeglaselt vaatlus vaatluse haaval, mõõtmine mõõtmise järel, küsimus küsimuse kaupa, me ehitame kaardi. Mitte ainult ruumist, vaid ajast. Mitte ainult sellest, mis on, vaid sellest, mis oli ja mis võib olla. Olbersi paradoks oli esimene samm sellel teekonnal. Lihtne küsimus, miks öö on must, mis viis meid läbi sajandite, läbi avastuste, läbi revolutsioonide meie arusaamises universumist. Ja vastus, universumil on vanus, ruum paisub, valgus reisib piiratud kiirusega, avas ukse veel suuremate küsimuste juurde. Mis on tume energia? Mis on tume aine? Mis oli enne suurt pauku? Kas on olemas teisi universumeid? Kas aeg on lõplik või lõpmatu? Need küsimused ootavad vastuseid. Ja need vastused ootavad meid seal, pimeduses, tähte vahel, valguse ja varjude piiril. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, reisib valgus läbi ruumi. Fotonid, mis lahkusid tähtedest miljoneid aastaid tagasi, jõuavad teie silma. Ja iga foton kannab endas informatsiooni. Informatsiooni selle kohta, kus ta oli, millal ta alustasi, mida ta nägi teekonnal. Ja kui me õpime seda informatsiooni lugema, kui me õpime dekodeerima valgust, saame me lugeda universumi ajalugu. Mitte raamatutest, vaid tähtedest. Mitte sõnadest, vaid fotonidest. See on see, mida astronoomia teeb. See on see, mida kosmoloogia teeb. See on see, mida teadus teeb. Me loeme valgust. Ja valgus räägib meile lugu. Lugu, mis algas pimedusest. Aga valgus ei ole ainult informatsioon. Valgus on ka küsimus. Mõelge sellele. Iga foton, mis jõuab teie silma, on tegelikult kvantmehaaniline objekt. See ei ole lihtsalt väike valguskiir. See on midagi palju veidramat. Foton on üheaegselt laine ja osake, või täpsemalt, see ei ole kumbki enne, kui te seda mõõdate. Enne mõõtmist on foton võimalikkuste superpositsioon. Alles siis, kui foton põrkub teie võrkkesta retseptorile, otsustab ta, kuhu ta tabas. See tähendab midagi sügavat. Valgus, mida te näete, ei ole lihtsalt passiivne sõnumitooja. Valgus on aktiivne osaleja. Vaatlus muudab vaadeldavat. Aastal 1927 tegi Saksa füüsik Werner Heisenberg avastuse, mis raputas füüsika aluseid. Ta leidis, et on olemas fundamentaalne piir sellele, kui täpselt me saame mõõta teatud omaduste paare. Näiteks, mida täpsemalt te mõõdate osake asukoht, seda vähem täpselt te saate mõõta selle kiirust ja vastupidi. Seda kutsutakse määramatuse printsiibiks. Ja see ei ole tehnoloogiline piirang. See ei ole nii, et me lihtsalt ei ole leidnud piisavalt head mõõteriista. See on universumi fundamentaalne omadus. Loodus ise ei luba meil teada mõlemat täpselt. Aga miks? Mis on selle taga? Vastus peitub vaatluse olemusest. Kui te tahate mõõta elektroni asukohta, peate te saatma selle poole fotoni. Foton põrkub elektronile ja tuleb tagasi. Ja sellest põrkest saate te informatsiooni. Aga põrge muudab elektroni kiirust. Mida täpsemalt te tahate mõõta asukohta, seda lühema lainepikkusega fotoni te peate kasutama. Ja lühema lainepikkusega foton kannab rohkem energiat. Ja rohkem energiat tähendab suuremat mõju elektroni kiirusele. Te ei saa vaadelda ilma mõjutamata.
Vaatlus on sekkumine. Ja see toob meid tagasi öise taeva juurde. Kui te vaatate tähte, jõuavad teie silma fotonid, mis lahkusid sellest tähe miljoneid aastaid tagasi. Aga need fotonid ei ole lihtsalt passiivne pilt. Need on kvantmehaanilised objektid, mis olid superpositsiooniks kogu oma teekonna jooksul. Alles siis, kui nad jõudsid teie silma, otsustasid nad oma lõpliku trajektoori. Kas see tähendab, et teie vaatlus mõjutas seda, mis juhtus miljoneid aastaid tagasi? Kvantmehaanika ütleb jah, teatud mõttes. Aastal 1978 pakkus Ameerika füüsik John Wheeler välja mõtteeksperimendi, mida kutsutakse viivitatud valiku eksperimendiks. Kujutage ette, et foton läbib 2 pilu. Klassikalises füüsikas peaks foton minema läbi ühe või teise pilu. Aga kvantmehaanika ütleb, et foton läheb läbi mõlema pilu korraga. Ta on superpositsiooniks ja seejärel interfereerub iseendaga. Wheeler küsis, mis juhtub, kui me otsustame alles pärast seda, kui foton on läbinud pilud, kas me mõõdame, kumma pilu kaudu ta läks või laseme tal interfereeruda? Kas meie otsus praegu mõjutab seda, mis juhtus minevikus? Eksperiment tehti ja vastus oli jah. Meie otsus praegu mõjutab seda, kuidas foton käitus minevikus. Mitte seetõttu, et me saadame signaali tagasi ajas, vaid seetõttu, et minevik ei ole fikseeritud enne, kui me seda vaatleme. Nüüd laiendage seda kosmoloogilisele skaalale. Valgus, mis jõuab meieni kaugetest galaktikatest, on reisinud miljardeid aastaid. Selle valguse teekonnal on olnud triljoneid võimalikke trajektoore. Aga alles siis, kui see valgus jõuab meie teleskoopi, otsustab ta, kumba teed ta tuli. Kas see tähendab, et meie vaatlused praegu mõjutavad seda, mis juhtus miljardeid aastaid tagasi? Kvantmehaanika ütleb jah. Aga mitte nii, nagu te arvate. Minevik ei ole fikseeritud ajalugu. Minevik on võimalikkuste ruum. Ja meie vaatlus valib selle ruumi seast ühe konkreetse ajaloo. See kõlab nagu ulme, aga see on matemaatika. Ja matemaatika on testitud tuhandeid kordi. Ja iga kord on ta olnud õige. Aga kui minevik ei ole fikseeritud, siis mis on reaalsus? See küsimus viib meid kvantmehaanika kõige sügavama mõistatuse juurde. Mõõtmise probleem. Kui kvantmehaaniline süsteem on superpositsiooniks, näiteks foton on üheaegselt mitmes kohas, siis mis paneb selle valima ühe konkreetse oleku, kui me seda mõõdame? On mitu vastust. Üks vastus on Kopenhaageni interpretatsioon, mida välja pakkusid Niels Bohr ja Werner Heisenberg 30. aastatel. See ütleb, et superpositsioon kollabeerub mõõtmise hetkel. Enne mõõtmist on osake kõikides olekutes korraga. Pärast mõõtmist on ta ühes konkreetses olekus. Ja see kollaps on juhuslik. Me ei saa ennustada, millise oleku osake valib. Me saame ainult arvutada tõenäosusi. Aga mis põhjustab kollapsi? Kopenhaageni interpretatsioon ei ütle. See lihtsalt ütleb, nii see on. Teine vastus on paljude maailmade interpretatsioon, mille pakkus välja Hugh Everett III aastal 1957. See ütleb, et superpositsioon ei kollabeerukski. Iga võimalik tulemus juhtub, aga erinevas universumis. Kui te mõõdate fotoni asukohta ja leiate, et ta on punktis A, siis on olemas teine universumi, kus te leidsite, et ta on punktis B, ja veel üks universumi, kus ta on punktis C, ja nii edasi. Iga kvantmõõtmine loob uue haru universumite puus. See tähendab, et on olemas lõpmatu arv teid. Lõpmatu arv versioone meist. Lõpmatu arv ajalugusid. Aga me ei saa neid teisi universumeid vaadelda. Me oleme kinni oma harus. Me näeme ainult ühte ajalugu. Seda, mis juhtus meie universumis. Kolmas vastus on dekoherents. See ütleb,
et superpositsioon ei kollabeerukski ega ka ei hargne. Lihtsalt kvantmehaaniline süsteem põimub oma keskkonnaga nii keeruliselt, et superpositsioon muutub praktiliselt märkamatuks. Osake on endiselt kõikides olekutes korraga, aga need olekud on nii tugevalt seotud triljonite teiste osakestega, et me ei saa neid enam eristada. Ükski neist vastustest ei ole tõestatud. Ükski neist ei ole ümber lükatud. Me ei tea, milline on õige. Me ei tea, kas ükski neist on õige. Aga me teame ühte asja. Me teame, et vaatlus on oluline. Vaatlus ei ole passiivne. Vaatlus on aktiivne. Vaatlus loob reaalsust või vähemalt valib selle. Ja see toob meid tagasi öise taeva juurde. Kui te vaatate üles, vaatate te mitte ainult minevikku, te vaatate võimalikkuste ruumi. Iga foton, mis jõuab teie silma, on valinud ühe trajektoori lõpmatust võimalikust trajektoorist. Ja teie vaatlus, teie silma võrkkesta retseptorid, mis neelavad fotoni, on see, mis fikseerib selle valiku. Ilma vaatlejata ei ole fikseeritud minevikku. On ainult võimalikkuste udus. Aga oodake, kas see tähendab, et enne kui inimesed või üldse vaatlejad eksisteerisid, ei olnud universumil fikseeritud ajalugu? See on hea küsimus. Ja vastus sõltub sellest, mida te mõistate vaatleja all. Kui vaatleja on iga süsteem, mis põimub kvantmehaanilise objektiga ja see hõlmab ka aatomeid, molekule, tolmuteri, siis on vaatlejaid olnud alati. Universumi on vaadelnud iseennast kogu oma eksistentsi jooksul. Aga kui vaatleja on teadlik olend, keegi, kes mõistab, mida ta vaatleb, siis on vaatlejaid olnud ainult väga lühikest aega. Inimesed on vaadelnud tähti umbes 100 000 aastat. Elu on vaadelnud tähti võib-olla 3 miljardit aastat, aga universumi on 14 miljardit aastat vana. Kas see tähendab, et esimesed 13 miljardit aastat olid fikseerimata? Kas need olid ainult võimalikkuste udus, kuni esimene vaatleja ilmus? Kvantmehaanika ei anna selget vastust, aga ta annab vihjeid. Üks vihje tuleb kosmilise mikrolaine taustkiirguse vaatlustest. See kiirgus, suure paugu jääkvalgus, sisaldab väikeseid temperatuuri kõikumisi. Need kõikumised on kvantmehaanilise päritoluga. Need on kvantfluktuatsioonid, mis tekkisid inflatsiooni ajal, esimese sekundi murdosa jooksul pärast suurt pauku, ja mis seejärel venitati kosmonoogilisteks skaaladeks. Need fluktuatsioonid olid kunagi kvantmehaanilised superpositsioonis, aga nüüd, kui me neid vaatleme, on nad fikseeritud. Me näeme konkreetset mustrit, konkreetset jaotust. Kas meie vaatlus fikseeris selle mustri või fikseeris selle muster ennast, põimudes universumi ülejäänud osaga? Me ei tea, aga me teame, et see muster on seal. Ja see muster räägib meile lugu universumist, mis oli kunagi nii väike, et kvantmehaanika oli oluline. Lugu universumist, mis paisus nii kiiresti, et kvantfluktuatsioonid muutusid galaktikateks. Ja see lugu on kirjutatud valgusesse, kirjutatud fotonidesse, mis on reisinud 14 miljardit aastat, et jõuda meie teleskoopidesse. Aga valgus ei räägi ainult minevikust. Valgus räägib ka tulevikust, sest valgus ei ole lõpmatu. Valgus võib kaduda. Mitte seetõttu, et fotonid häviksid. Fotonid on stabiilsed, nad ei laguneks, vaid seetõttu, et nad muutuvad nii punaseks, nii madalenergiliseks, et neid ei saa enam detekteerida. Kujutage ette fotoni, mis lahkub galaktikast praegu. See foton reisib läbi paisuva ruumi. Iga sekund, mis möödub, venitab paisumine selle lainepikkust natuke pikemaks. Foton muutub punasemaks ja punasemaks ja punasemaks. Kui paisumine jätkub piisavalt kaua ja kui tume energia jätkab paisumise kiirendamist, siis lõpuks muutub see foton nii punaseks, et selle laine pikkus on kilomeetrid pikk või miljonid kilomeetrid
või valgusaastad. Selline foton kannab peaaegu null energiat. See on peaaegu märkamatu, peaaegu olematu. Ja lõpuks, väga kauges tulevikus, muutuvad kõik fotonid selliseks. Kogu valgus, mis kunagi kiirgati, on venitatud nähtamatuseni. Universumi on täis fotone, aga neid ei saa keegi näha. Neid ei saa keegi detekteerida. Neid ei saa keegi kasutada informatsiooni edastamiseks. See on informatsiooniline surm. Mitte seetõttu, et informatsioon hävitataks, vaid seetõttu, et seda ei saa enam lugeda. Aga see on ainult üks stsenaarium. On ka teisi. Näiteks, mis juhtub mustade aukudega? Must auk on objekt, mille gravitatsioon on nii tugev, et isegi valgus ei saa sealt põgeneda. Kõik, mis langeb musta augu sündmuste horisondi taha, on kadunud igaveseks. Või vähemalt nii me arvasime. Aastal 1974 tegi Briti füüsik Stephen Hawking avastuse, mis muutis kõike. Ta leidis, et mustad augud ei ole täiesti mustad. Nad kiirgavad väga nõrgalt, väga aeglaselt, aga nad kiirgavad. Kuidas see on võimalik? Kuidas saab midagi põgeneda mustast august? Vastus peitub kvantmehaanika. Tühjas ruumis, isegi täiesti tühjas ruumis, tekivad pidevalt virtuaalsed osakeste paarid. Osake ja antiosake ilmuvad korraga, eksisteerivad väga lühikest aega ja siis hävitavad üksteist. See on kvantfluktuatsioon. See juhtub kogu aeg, kõikjal. Aga mis juhtub, kui selline paar tekib täpselt musta augu sündmuste horisondil? Üks osake langeb musta auku, teine põgeneb. Ja kuna nad ei saa enam kokku tulla, ei saa nad üksteist hävitada. Põgenenud osake muutub reaalseks. Ja see osake kannab endas energiat. See energia peab kuskilt tulema. Ja see tuleb musta augu massist. Must auk kaotab massi. Väga aeglaselt, aga ta kaotab. Seda kutsutakse Hawkingi kiirguseks. Ja see tähendab, et mustad augud ei ole igavesed. Nad auravad, nad kahanevad. Ja lõpuks, väga kauges tulevikus, pärast seda, kui kõik tähed on kustunud, pärast seda, kui kogu gaas on ammendunud, jäävad alles ainult mustad augud. Ja siis hakkavad ka nemad kaduma. Väike must auk, mõne päikese massiga, auraks umbes 10 astmes 64 aastat. See on üks, millele järgneb 64 nulli. See on palju, palju kauem kui universumi praegune vanus. Aga supermassiivne must auk, miljoni või miljardi päikese massiga, auraks veel kauem. 10 astmes 100 aastat või 10 astmes 120 aastat. Need numbrid on nii suured, et nad kaotavad tähenduse, aga lõpuks isegi need mustad augud kaovad. Ja mis jääb järele? Fotonid, ainult fotonid. Hawkingi kiirguse fotonid, mis on venitatud paisumise poolt nii punaseks, et nende laine pikkus on suurem kui vaadeldav universumi. Ja siis tõeline pimedus. Mitte pimedus, mida me näeme öisel taevasel, vaid absoluutne pimedus. Pimedus, kus ei ole ühtegi fotoni, mida saaks detekteerida. Pimedus, kus ei ole ühtegi energiaallikat. Pimedus, kus ei ole ühtegi muutust. Aga isegi see ei ole lõpp. Sest kvantmehaanika ütleb, et isegi täiesti tühjas ruumis on energia. Vaakumenergia, tume energia. Ja see energia võib väga-väga harva tekitada fluktuatsioone. Kvantfluktuatsioone, mis võivad äärmiselt väikese tõenäosusega luua uue universumi. See on Boltzmann aju paradoks. Ludwig Boltzmann, Austria füüsik 19. sajandil, mõtles sellele. Kui universumi on lõpmatu ja aeg on lõpmatu, siis isegi äärmiselt ebatõenäolised sündmused peavad lõpuks juhtuma. Isegi see, et juhuslikud fluktuatsioonid loovad teadvuse. Aju, mis ilmub hetkeks tühjusest, mõtleb ühe mõtte ja kaob siis tagasi. Kui aeg on tõesti lõpmatu, siis on tõenäolisem, et te olete Boltzmann aju, juhuslik fluktuatsioon, kui päris inimene päris universumis. Aga see on paradoks.
Sest kui te olete Boltzmann aju, siis kõik teie mälestused on valed. Kõik teie vaatlused on illusioonid ja siis ei ole teil põhjust uskuda ühtegi teooriat, sealhulgas teooriat, mis ennustab Boltzmann ajusid. See on enese vastuoluline ja see viitab sellele, et midagi on valesti. Kas aeg ei ole lõpmatu? Kas vaakumenergia ei ole stabiilne? Kas on olemas mingi mehhanism, mis takistab selliseid fluktuatsioone? Me ei tea, aga me teame ühte asja. Me teame, et me ei ole Boltzmann ajud. Me teame seda, sest me näeme järjepidevat universumit. Me näeme füüsikalisi seadusi, mis töötavad. Me näeme ajalugu, mis on kooskõlaline. Me näeme valgust, mis räägib meile lugu. Ja see lugu on liiga keeruline, liiga detailne, liiga kooskõlaline, et olla juhuslik fluktuatsioon. Või vähemalt me loodame, et see on nii. Sest lõpuks kõik, mis meil on vaatlused. Valgus, mis jõuab meie silma. Fotonid, mis põrkuvad meie detektoritele. Signaalid, mida me mõõdame ja analüüsime. Ja need signaalid räägivad meile lugu. Lugu universumist, mis algas suure pauguga. Lugu ruumist, mis paisub. Lugu ajast, millel on algus ja võib-olla lõpp. Lugu valgusest, mis reisib läbi pimeduse. Aga kas see lugu on tõene? Kas see lugu on täielik? Kas see lugu on ainus võimalik lugu? Me ei tea. Me ei saa kunagi teada kindlalt, sest me oleme vaatlejad ja vaatlejad on osa süsteemist, mida nad vaatlevad. Me ei saa astuda välja universumist ja vaadata seda väljastpoolt. Me oleme kinni siin, selles ruumis, selles ajas, selle valgusega. Aga me saame jätkata vaatamist. Me saame jätkata mõõtmist. Me saame jätkata küsimist. Ja iga vastus avab uusi küsimusi. Miks universumi on täpselt selline, nagu ta on? Miks on füüsikalised konstandid täpselt sellised? Miks on kvantmehaanika selline, nagu ta on? Miks on ruum kolmemõõtmeline? Miks on aeg ühemõõtmeline? Miks on olemas midagi, mitte midagi? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid. Need on küsimused, millele me ei pruugi kunagi teada vastuseid. Aga need on küsimused, mida me peame küsima. Sest see on see, mis teeb meist inimesed. Mitte meie võime vastata, vaid meie võime küsida. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, jõuavad teie silma fotonid. Mõned neist fotonidest alustasid oma teekonda sekundid tagasi. Nad peegeldusid ekraanilt. Mõned alustasid oma teekonda 8 minutit tagasi. Nad tulid päikeselt. Mõned alustasid oma teekonda miljoneid aastaid tagasi. Nad tulid kaugetest tähtedest. Ja iga foton kannab endas lugu. Lugu selle kohta, kus ta oli. Lugu selle kohta, mida ta nägi. Lugu selle kohta, kuidas universumi muutus tema teekonna jooksul. Ja kui te õpite neid lugusid lugema, kui te õpite dekodeerima valgust, saate te mõista universumit. Mitte täielikult, mitte lõplikult, aga natuke rohkem kui eile, natuke rohkem kui aasta tagasi, natuke rohkem kui 100 tagasi. Ja see natuke rohkem on see, mis loeb. Sest teadus ei ole lõplike vastuste otsimine. Teadus on parem küsimuste küsimine. Ja valgus, see lihtne igapäevane nähtus, mida me peame enesest mõistetavaks, on meie parim õpetaja. Valgus õpetab meile, et universumil on vanus. Valgus õpetab meile, et ruum paisub. Valgus õpetab meile, et vaatlus on oluline. Valgus õpetab meile, et me oleme osa loost, mida me räägime. Ja valgus õpetab meile, et öö on must. Mitte seetõttu, et seal ei ole tähti, vaid seetõttu, et universumil on ajalugu. Aga nüüd peame rääkima tõest, sest ma tean, mida te mõtlete. Ma tean, sest ma olen kuulnud seda 1000 kordi. See kõlab nagu pseudoteadus, kvantmehaanika, mis loob reaalsust, vaatleja, mis mõjutab minevikku, multiversumid,
Boltzmann ajud. See kõlab nagu New Age müstika, mitte nagu teadus. Ja te ei eksi täielikult, sest tõde on see, me ei tea. Me ei tea, kas paljude maailmade interpretatsioon on õige. Me ei tea, kas vaatlus tõesti loob reaalsust või lihtsalt paljastab seda. Me ei tea, kas Boltzmann ajud on tõeline oht või lihtsalt matemaatiline kurioossum. Need on hüpoteesid. Mõned neist on testitud ja läbinud testid. Mõned on testitud ja läbi kukkunud. Mõned ei ole testitud üldse, sest me ei tea, kuidas neid testida. Aga siin on oluline erinevus pseudoteaduse ja teaduse vahel. Pseudoteadus ütleb, ma tean vastust ja kui sa ei usu mind, oled sa loll. Teadus ütleb, ma ei tea vastust, aga siin on, mida ma olen õppinud seni ja siin on, kuidas sa saad seda testida. Pseudoteadus väldib küsimusi. Teadus otsib neid. Pseudoteadus kardab eksimist. Teadus õpib sellest. Ja kui me räägime Olbersi paradoksist, kui me räägime sellest, miks öö on must, siis me ei räägi müstikast. Me räägime mõõtmistest. Konkreetsetest, korratavatest, testitud mõõtmistest. Edwin Hubble ei arvanud, et galaktikad liiguvad meist eemale. Ta mõõtis seda. Ta kasutas spektroskoopi, seadet, mis jagab valguse värvideks, ja ta nägi, et kõigi galaktikate valgus on nihkunud punase poole. Ja ta mõõtis, kui palju. Ja ta leidis matemaatilise seose, mida kaugemal galaktika, seda kiiremini ta liigub. See ei olnud filosoofia, see oli andmed. Arno Penzias ja Robert Wilson ei arvanud, et universumil on suure paugu jääkvalgus. Nad leidsid selle kogemata. Nad püüdsid kalibreerida raadioantenn ja leidsid müra, mida nad ei osanud seletada. Alles hiljem, kui nad konsulteerisid teiste teadlastega, mõistsid nad, mida nad olid leidnud. See ei olnud teooria, mis otsis tõestust. See oli tõestus, mis otsis teooriat. Ja Stephen Hawking ei arvanud, et mustad augud kiirgavad. Ta arvutas seda. Ta võttis kvantmehaanika võrrandid ja üldrelatiivsusteooria võrrandid ja kombineeris need. Ja matemaatika ütles, mustad augud peavad kiirgama. Kas me oleme seda näinud? Mitte otse. Hawkingi kiirgus on nii nõrk, et me ei saa seda praeguste tehnoloogiatega detekteerida. Aga me oleme näinud kaudseid tõendeid. Ja mis kõige olulisem, me teame, kuidas seda testida. Me teame, milliseid vaatlusi me peaksime tegema, kui teooria on õige. Ja me teame, milliseid vaatlusi me peaksime nägema, kui teooria on vale. See on teadus, mitte kindlus, vaid testitud ebakindlus. Ja kui me vaatame öist taevast, kui me küsime, miks öö on must, siis vastus, mille me oleme leidnud, ei ole lõplik. Aga see on parim vastus, mis meil on. Parim vastus, mis sobib kõigi andmetega. Parim vastus, mis teeb ennustusi, mida me saame testida. Universumil on vanus, umbes 14 miljardit aastat. Me teame seda, sest me oleme mõõtnud kosmilise mikrolaine taustkiirguse temperatuuri ja spektrit. Me oleme mõõtnud kaugete supernoovade heledust. Me oleme mõõtnud galaktikate jaotust. Ja kõik need mõõtmised annavad sama vastuse. Ruum paisub. Me teame seda, sest me oleme mõõtnud galaktikate punanihet. Me oleme mõõtnud, kuidas see punanihe sõltub kaugusest. Me oleme mõõtnud, kuidas paisumine on muutunud aja jooksul. Valgus reisib piiratud kiirusega. Me teame seda, sest me oleme mõõtnud seda. 1000 kordi, miljoneid kordi. Iga kord sama vastus. 300 000 kilomeetrit sekundis. Täpselt. Need ei ole arvamused, need on faktid. Faktid, mis on testitud nii põhjalikult, et nende eitamine oleks nagu eitada, et maa on ümmargune. Aga, ja see on suur aga, need faktid ei räägi meile kõike. Need ei räägi meile, mis oli enne suurt pauku. Sest enne ei pruugi olla mõttekas sõna, kui rääkida ajast enne aega. Need ei räägi meile, mis on tume energia. Me teame, et see on olemas. Me näeme selle mõju.
aga me ei tea, mis see on. Me ei tea, kas see on kosmoloogiline konstant, energia, mis on seotud ruumiga endaga, või midagi muud, midagi dünaamilist, midagi, mis muutub aja jooksul. Need ei räägi meile, kas on olemas teisi universumeid. Me teame, et meie universumi on täpselt selline, et elu saab eksisteerida. Aga me ei tea, kas see on juhus või valik või midagi muud. Need ei räägi meile, kuidas kvantmehaanika ja gravitatsioon ühendada. Me teame, et mõlemad teooriad töötavad. Kvantmehaanika kirjeldab väga väikest, gravitatsioon kirjeldab väga suurt. Aga kui me proovime neid kombineerida, kui me proovime kirjeldada väga väikest ja väga rasket, nagu suure paugu algushetk või musta augu keskpunkt, siis meie võrrandid lähevad katki. Nad annavad lõpmatusi, nad kaotavad tähenduse. Me vajame uut teooriat. Kvantgravitatsiooni teooriat, keelbteooriat või silmuskvantgravitatsiooni või midagi, mida me ei ole veel välja mõelnud. Ja see teooria võib muuta kõike, mida me arvame teadvat. Või mitte. Sest siin on veel üks tõde. Teadus ei alusta nullist iga kord, kui uus teooria tuleb. Uus teooria peab seletama kõike, mida vana teooria seletas, pluss midagi rohkem. Kui Einstein lõi üldrelatiivsusteooria, ei heitnud ta ära Newtoni gravitatsiooniseadust. Ta näitas, et Newtoni seadus on erijuht. Ligikaudne kirjeldus, mis töötab hästi, kui gravitatsioon ei ole liiga tugev ja kiirused ei ole liiga suured. Aga kui gravitatsioon on tugev või kiirused on suured, siis vajame Einsteini täpsemat kirjeldust. Samamoodi, kui me leiame kvantgravitatsiooni teooria, ei heida see ära kvantmehaanika ega üldrelatiivsusteooria. See näitab, kuidas need kaks teooriat on erijuhud millestki sügavamast. Ja see sügavam teooria peab endiselt seletama, miks öö on must. Sest see on kontrollpunkt. See on test. Iga teooria, mis kirjeldab universumit, peab seletama kõige lihtsamaid vaatlusi. Ja üks kõige lihtsam vaatlus on see. Kui te vaatate üles öösel, on taevas must. See fakt ei kao. See fakt ei muutu. Ükskõik milline teooria me ka ei loo, peab see seletama seda fakti. Ja praeguse teadmisega on parim seletus see, mille me oleme leidnud. Universumil on vanus. Ruum paisub. Valgus reisib piiratud kiirusega. Ja need 3 fakti koos seletavad, miks öö on must. Aga need faktid seletavad ka palju muud. Need seletavad, miks me näeme kosmilise mikrolaine taustkiirgust. Need seletavad, miks kauged galaktikad on punasemad. Need seletavad, miks universumi koostis on täpselt selline. Umbes 75% vesinikku, 25% heeliumi, väike kogus raskemaid elemente. Need seletavad, miks galaktikad on jaotunud nii, nagu nad on. Mitte ühtlaselt, vaid võrgustikus, filamentides, klastrites. Need seletavad, miks tähed on sellised, nagu nad on. Miks nad süttivad, miks nad põlevad, miks nad surevad. Üks teooria, 3 fakti, 1000 ennustusi. Ja iga ennustus, mida me oleme testinud, on olnud õige. See ei tähenda, et teooria on lõplik. See ei tähenda, et me teame kõike. Aga see tähendab, et me oleme õigel teel. Ja see tee algas lihtsast küsimusest. Küsimusest, mille esitas Heinrich Wilhelm Olbers aastal 1853. Küsimusest, mis tundus nii lihtne, et peaaegu naiivne. Miks öö on must? Aga see küsimus ei olnud naiivne. See küsimus oli sügav, sest see küsimus sundis meid mõtlema universumi kohta tervikuna. Mitte ainult sellele, mida me näeme, vaid sellele, mida me ei näe. Mitte ainult sellele, mis on, vaid sellele, mis oli ja mis võib olla. Ja vastus, mille me oleme leidnud, on muutnud kõike. Enne Olbersi paradoksi arvasid inimesed, et universumi on igavene ja muutumatu. Tähed olid alati olnud seal. Tähed oleksid alati seal. Miski ei muutunud, miski ei arenenud. Aga nüüd me teame, et see ei ole tõsi.
Universumil on ajalugu. Universumil on algus. Ja universumil on tõenäoliselt lõpp. Enne Olbersi paradoksi arvasid inimesed, et ruum on lihtsalt tühi konteiner. Lava, kus asjad juhtuvad. Ruum ise ei teinud midagi. Aga nüüd me teame, et ruum on dünaamiline. Ruum paisub. Ruum võib kõverduda. Ruum võib väriseda. Gravitatsioonilained on ruumi enese võnkumised. Enne Olbersi paradoksi arvasid inimesed, et valgus on lihtsalt midagi, mis võimaldab meil näha. Valgus ei olnud oluline ise. Aga nüüd me teame, et valgus on informatsioon. Valgus on ajamasin. Valgus on võti universumi mõistmiseks. Ja kõik see, kogu see teadmine, kogu see mõistmine tuli ühest lihtsast vaatlusest. Öö on must. See on ilu teaduses. Mitte see, et me teame kõike, vaid see, et me saame õppida nii palju, nii väikesest. Üks vaatlus, üks küsimus. Ja sajandite jooksul vaatlus vaatluse haaval, mõõtmine mõõtmise järel, teooria kaupa me ehitame pildi. Pildi universumist, mis on palju suurem, palju vanem, palju veidram, kui keegi oleks võinud ette kujutada. Aga see pilt ei ole lõpetatud. See pilt ei ole kunagi lõpetatud, sest iga vastus tekitab uusi küsimusi. Me teame, et universumil on vanus, aga mis oli enne? Me teame, et ruum paisub, aga miks? Me teame, et valgus reisib piiratud kiirusega, aga miks just see kiirus? Miks 300 000 kilomeetrit sekundis, mitte 1 miljon või 1? Me teame, et on olemas tume energia, aga mis see on? Me teame, et on olemas tume aine, aga mis see on? Me teame, et kvantmehaanika töötab, aga miks? Mis on selle taga? Need on küsimused, millele me ei tea vastuseid. Veel mitte. Aga me teame, kuidas neid küsimusi uurida. Me teame, milliseid vaatlusi teha. Me teame, milliseid eksperimente läbi viia. Me teame, kuidas testida hüpoteese. Ja me teame, et vastused tulevad valgusest. Sest valgus on meie ainus ühendus universumiga. Me ei saa puudutada kaugeid tähti. Me ei saa külastada kaugeid galaktikaid. Me ei saa reisida tagasi ajas. Aga me saame vaadata. Me saame mõõta. Me saame analüüsida valgust, mis jõuab meieni. Ja see valgus räägib meile lugu. Praegu, just praegu, sel hetkel on valgus teel. Valgus, mis lahkus tähtedest miljoneid aastaid tagasi. Valgus, mis lahkus galaktikatest miljardeid aastaid tagasi. Valgus, mis lahkus suure paugu jäägist 14 miljardit aastat tagasi. See valgus reisib läbi ruumi. Läbi paisuva ruumi. Läbi kõverduva ruumi. Läbi ruumi, mis on täis tumeenergiat ja tumeainet ja gravitatsioonilaineid ja kosmilisi kiiri. Ja iga foton, iga üksik valguse osake kannab endas informatsiooni. Informatsiooni selle kohta, kus ta oli. Informatsiooni selle kohta, mida ta nägi. Informatsiooni selle kohta, kuidas universumi muutus tema teekonna jooksul. Ja kui see foton jõuab meie teleskoopi, kui ta põrkub meie detektorile, siis me saame selle informatsiooni lugeda. Me saame mõõta fotoni energiat. See ütleb meile, kui kuum oli allikas. Me saame mõõta fotoni lainepikkust. See ütleb meile, kui palju ruum on paisunud fotoni teekonna jooksul. Me saame mõõta fotoni polarisatsiooni. See ütleb meile, kas valgus on läbinud magnetvälja või põrkunud tolmust. Me saame mõõta fotoni saabumisaega. See ütleb meile, kui kaugel allikas on. 1 foton, 4 mõõtmist, 4 tükki informatsiooni. Aga me ei mõõda ühte fotoni, me mõõdame miljoneid, miljardeid, triljoneid. Ja kõik need fotonid koos räägivad meile lugu. Lugu, mis on nii detailne, nii täpne, nii kooskõlaline, et me saame seda usaldada.
mitte pimedalt, mitte dogmaatiliselt, vaid testitud usaldusega. Sest me teame, kuidas seda lugu kontrollida. Me teame, kuidas otsida vastuolusid. Me teame, kuidas testida ennustusi. Ja iga kord, kui me testame, iga kord, kui me teeme uue vaatluse, ehitame uue teleskoopi, mõõdame uue lainepikkuse juures, me leiame, et lugu on kooskõlaline. Mitte täiuslik, mitte lõplik, aga kooskõlaline. Ja see kooskõlalisus ütleb meile, et me oleme õigel teel. Olbersi paradoks, see lihtne küsimus, miks öö on must, oli esimene samm sellel teel. Aga see ei olnud viimane samm. Sest nüüd me küsime sügavamaid küsimusi. Me ei küsi ainult, miks öö on must. Me küsime, mis on pimedus. Me ei küsi ainult, kust tuleb valgus. Me küsime, mis on valgus. Me ei küsi ainult, kui vana on universumi. Me küsime, mis on aeg. Ja need küsimused viivad meid piiridele. Piiridele, kus meie teooriad lähevad katki. Piiridele, kus meie mõõtmised muutuvad ebatäpseks. Piiridele, kus meie mõistmine muutub ebaselgeks. Aga need piirid ei ole seinad. Need on horisondid. Ja horisondid on selleks, et neid ületada. Mitte täna, mitte homme, aga kunagi. Sest see on see, mida inimesed teevad. Me vaatame horisondile ja küsime, mis on seal taga? Ja siis me läheme ja vaatame. Ja iga kord, kui me jõuame horisondile, leiame me, et seal on uus horisont. Kaugemal, sügavamal, veidram. Aga me ei peatu, sest me teame, et iga samm, iga väike samm toob meid lähemale mõistmisele. Mitte lõplikule mõistmisele, mitte täielikule mõistmisele, vaid paremale mõistmisele. Ja see parem on see, mis loeb. Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, on universumi täpselt selline, nagu ta on. Tähed põlevad, galaktikad pöörlevad, ruum paisub, valgus reisib ja öö on must. Mitte seetõttu, et seal ei ole valgust, vaid seetõttu, et valgus on reisinud läbi aja, läbi paisuva ruumi, läbi universumi, millel on ajalugu. Ja see ajalugu, see pikk, aeglane, kosmilise evolutsiooni lugu on kirjutatud valgusesse, kirjutatud fotonidesse, mis jõuavad meie silma, kirjutatud spektritesse, mida me mõõdame, kirjutatud andmetesse, mida me analüüsime. Ja kui me õpime seda keelt lugema, kui me õpime dekodeerima valgust, saame me lugeda universumi lugu. Lugu, mis algas pimedusest, lugu, mis jätkub valguses, lugu, mis lõpeb võib-olla pimeduses. Aga vahepeal, siin, praegu, selles hetkes, me elame valguse ajastul. Ajastul, kus tähed põlevad. Ajastul, kus galaktikad säravad. Ajastul, kus universumi on täis energiat ja liikumist ja muutust. See ei kesta igavesti. Miski ei kesta igavesti. Aga see kestab praegu. Ja praegu on see, mis meil on. Praegu on hetk, mil me saame vaadata üles. Praegu on hetk, mil me saame näha tähti. Praegu on hetk, mil me saame küsida, miks. Ja praegu on hetk, mil me saame otsida vastuseid. Mitte lõplikke vastuseid, mitte täiuslikke vastuseid, vaid paremaid vastuseid. Vastuseid, mis toovad meid lähemale tõele. Tõele, mis on kirjutatud valgusesse. Valgusesse, mis reisib läbi pimeduse. Pimeduse, mis on must. Must, sest universumil on ajalugu. Ajalugu, mis algas suure pauguga. Ja see ajalugu jätkub. Praegu, siin, selles hetkes, kui te vaatate üles ja näete pimedust ja küsite, miks? Aga nüüd me peame rääkima sellest, mida me ei tea. Sest see on kõige ausam asi, mida teadus saab teha.
Mitte väita, et me teame kõike, vaid tunnistada, kus meie teadmised lõpevad, kus meie mõõtmised muutuvad ebatäpseks, kus meie teooriad muutuvad spekulatsiooniks. Ja kui me räägime universumist, kui me räägime sellest, miks öö on must, siis on palju, väga palju, mida me ei tea. Me ei tea, mis on tume energia. Me teame, et see on olemas, me näeme selle mõju. Me mõõdame, kuidas see kiirendab paisumist. Me arvutame, et see moodustab 68% universumi kogu energiast. Aga me ei tea, mis see on. Kas see on kosmoloogiline konstant, energia, mis on seotud tühja ruumiga endaga? Kas see on dünaamiline väli, mis muutub aja jooksul? Kas see on märk sellest, et meie gravitatsiooniteooria on vale väga suurtel skaaladel? Me ei tea. Me ei tea, mis on tume aine. Me teame, et see on olemas. Me näeme, kuidas see mõjutab galaktikate pöörlemist, kuidas see kõverdab valgust gravitatsiooniläätsede kaudu, kuidas see mõjutab galaktikaparve dünaamikat. Me arvutame, et see moodustab 27% universumi kogu energiast. Aga me ei tea, mis see on. Kas see on uus osakeste tüüp? Kas see on muudetud gravitatsioon? Kas see on midagi täiesti muud? Me ei tea. Me ei tea, mis juhtus esimese sekundi jooksul pärast suurt pauku. Me teame, et oli inflatsioon. Periood, mil universumi paisus eksponentsiaalselt kiiresti. Me näeme selle jälgi kosmilise mikrolaine taustkiirguses. Aga me ei tea, mis põhjustas inflatsiooni. Me ei tea, mis oli enne inflatsiooni. Me ei tea isegi, kas enne on mõttekas sõna, kui rääkida ajast enne aega. Me ei tea. Me ei tea, kuidas ühendada kvantmehaanika ja gravitatsiooni. Meil on 2 teooriat. Mõlemad on testitud tuhandeid kordi, mõlemad on läbinud iga testi. Aga need 2 teooriat ei räägi omavahel. Kui me proovime neid kombineerida, kui me proovime kirjeldada väga väikest ja väga rasket, nagu musta augu singulaarsus või suure paugu algushetk, siis meie võrrandid annavad lõpmatusi. Nad kaotavad tähenduse. Me vajame uut teooriat. Aga me ei tea, milline see teooria on. Me ei tea, kas meie universum on ainus. Võib-olla on olemas lõpmatu arv universumeid, multiversum. Igaühel erinevad füüsikalised konstandid, erinevad seadused, erinevad ajalood. Võib-olla me elame selles universumis lihtsalt seetõttu, et see on ainus universumi, kus me saame elada. Aga me ei saa seda testida. Me ei saa vaadelda teisi universumeid. Me ei tea isegi, kas see küsimus on teaduslik või filosoofiline. Me ei tea. Ja see tunnistus, et me ei tea, ei ole nõrkus. See on jõud. Sest ainult siis, kui me tunnistame, mida me ei tea, saame me hakata otsima vastuseid. Ainult siis, kui me tunnistame oma piirid, saame me hakata neid piire nihutama. Ja need piirid, need teadmise horisondid on kõige põnevamad kohad teaduses. Sest seal, nende piiride taga, ootavad avastused. Mõelge sellele. Iga suur läbimurre teaduses on tulnud hetkest, kui keegi küsis, aga mis siis, kui? Mis siis, kui maa ei ole universumi keskpunkt? Kopernikus küsis seda ja see muutis kõike. Mis siis, kui valgus reisib piiratud kiirusega? Galilei ja Römer küsisid seda ja see avas ukse relatiivsusteooria juurde. Mis siis, kui ruum ja aeg ei ole absoluutsed? Einstein küsis seda ja see muutis meie arusaamist reaalsusest. Mis siis, kui universumil on algus? Lemaitre küsis seda ja see viis meid suure paugu teooria juurde. Iga mis siis, kui on olnud samm tundmatusse, samm, mis nõudis julgust. Julgust kahelda, julgust küsida, julgust tunnistada, et me ei tea. Ja praegu, 21. sajandil, me seisame uute mis siis, kui küsimuste ees. Mis siis, kui tume energia ei ole konstant? Mis siis, kui see muutub aja jooksul? Mis see tähendaks universumi tuleviku jaoks?
Mis siis, kui tume aine ei ole osakesed? Mis siis, kui see on midagi fundamentaalsemalt? Modifikatsioon gravitatsioonis endas? Mis siis, kui kvantmehaanika ja gravitatsioon ei ole kaks erinevat teooriat, vaid kaks aspekti millestki sügavamast? Mis see sügavam teooria võiks olla? Mis siis, kui aeg ei ole fundamentaalne? Mis siis, kui aeg on emergentne nähtus? Midagi, mis tekib millestki sügavamast, nagu temperatuur tekib aatomite liikumisest. Need küsimused ei ole retoorilised, need on teaduslikud. Need on küsimused, mida teadlased uurivad praegu. Küsimused, millele me võime leida vastused meie eluajal. Või mitte. Aga see ei ole oluline. Oluline ei ole see, kas me leiame vastused. Oluline on see, et me küsime küsimusi. Sest küsimused on see, mis viib meid edasi. Ja kui me vaatame tagasi, kui me vaatame kogu seda teekonda, mis algas Olberse paradoksist, siis me näeme mustrit. Me näeme, et iga vastus on avanud uusi küsimusi. Iga avastus on paljastanud uusi mõistatusi. Iga samm edasi on näidanud meile, kui palju me veel ei tea. Aga see ei ole frustreeruv, see on inspireeriv. Sest see tähendab, et teekond ei lõpe kunagi. Alati on midagi uut avastada. Alati on midagi uut õppida. Alati on uus horisont, mida poole liikuda. Ja see teekond, see lõpmatu teekond mõistmise poole, on see, mis teeb meist inimesed. Mitte meie võime teada, vaid meie soov teada. Mitte meie vastused, vaid meie küsimused. Mitte meie kindlus, vaid meie uudishimu. Ja kui me vaatame öist taevast, kui me vaatame seda lihtsat igapäevast nähtust, mida me oleme näinud kogu oma elu, siis me näeme nüüd midagi enamat. Me ei näe lihtsalt pimedust, me näeme ajalugu. Me ei näe lihtsalt tähti, me näeme ajamasinaid. Me ei näe lihtsalt valgust, me näeme informatsiooni. Ja me näeme küsimusi. Küsimusi, mis ootavad vastuseid. Aga need vastused ei tule kergelt, need ei tule kiiresti. Need ei tule ilma tööta. Need tulevad vaatluste kaudu, tuhandete vaatluste kaudu, miljonite vaatluste kaudu. Need tulevad mõõtmiste kaudu, täpsete mõõtmiste kaudu, korratavate mõõtmiste kaudu. Need tulevad teooriate kaudu. Teooriate, mis teevad ennustusi. Teooriate, mida saab testida. Teooriate, mis võivad olla valed. Sest teadus ei ole tõe otsimine. Teadus on eksituste kõrvaldamine. Me ei tea, mis on õige, aga me õpime, mis on vale. Ja iga kord, kui me kõrvaldame midagi valet, jääb järele vähem võimalusi ja me liigume lähemale tõele. Aeglaselt. Väga aeglaselt, aga kindlalt. Ja see protsess, see aeglane, kannatlik, korrapärane protsess on see, mis on viinud meid siia. Siia, kus me mõistame, miks öö on must. Siia, kus me mõistame, et universumil on vanus. Siia, kus me mõistame, et ruum paisub. Siia, kus me mõistame, et valgus kannab endas ajalugu. Aga see ei ole lõpp-punkt, see on vahepunkt. Sest on veel nii palju, mida me ei mõista. On veel nii palju küsimusi, millele vastata. On veel nii palju horisonte, mida poole liikuda. Ja võib-olla, kõige sügavam küsimus ei ole, miks öö on must. Võib-olla kõige sügavam küsimus on, miks me küsime? Miks me vaatame üles ja tahame teada? Miks me ei ole rahul lihtsalt eksisteerimisega? Miks me tahame mõista? See ei ole füüsikaline küsimus, see on filosoofiline küsimus. Võib-olla isegi eksistentsiaalne küsimus. Aga see on küsimus, mis on seotud kõigega, millest me oleme rääkinud. Sest me oleme osa universumist. Me ei ole välised vaatlejad, me oleme sees. Me oleme tehtud samadest aatomitest, mis tähed.
Me oleme tehtud samadest kvarkidest ja leptonitest, mis galaktikad. Me oleme tehtud samast energiast, mis suur pauk. Me oleme universumi, mis vaatab iseennast. Me oleme universumi, mis küsib iseendalt. Miks? Ja see enesteadvus, see refleksiivne uudishimu on võib-olla kõige veidram asi kogu universumis. Veidram kui kvantmehaanika, veidram kui mustad augud, veidram kui tume energia. Sest me ei tea, kust see tuleb. Me ei tea, miks see eksisteerib. Me ei tea, kas see on haruldane või tavaline. Võib-olla iga galaktikas on miljonid tsivilisatsioonid, kes vaatavad üles ja küsivad, miks öö on must? Või võib-olla me oleme ainsad kogu vaadeldavas universumis, ainsad, kes kunagi küsivad. Me ei tea, aga me teame ühte asja. Me teame, et me küsime. Me teame, et me vaatame. Me teame, et me tahame mõista. Ja see lihtne fakt on imetlusväärne. Sest mõelge sellele, universumi on 14 miljardit aastat vana. Esimesed 380 000 aastat oli see läbipaistmatu. Valgus ei saanud vabalt liikuda. Siis järgmise miljardi aasta jooksul tekkisid esimesed tähed. Järgmise 10 miljardi aasta jooksul tekkisid galaktikad, planeedid, keerulised molekulid. Ja siis ainult viimase 4 miljardi aasta jooksul ainult ühel planeedil, ühes galaktikas, ühes universumi nurgas tekkis elu. Ja see elu arenes. Aeglaselt. Väga aeglaselt. Üherakulistest organismidest mitterakulisteks. Lihtsatest struktuuridest keerulisteks. Ja lõpuks ainult viimase 100 000 aasta jooksul tekkis teadvus. Teadvus, mis suudab vaadata üles. Teadvus, mis suudab küsida, miks. Teadvus, mis suudab mõista või vähemalt püüda mõista universumit, mis selle lõi. See on uskumatu. See on peaaegu võimatu. Ja ometi see juhtus. Me oleme siin. Me vaatame üles. Me näeme pimedust. Ja me küsime, miks. Ja nüüd, pärast sajandeid vaatlusi, pärast sajandeid mõõtmisi, pärast sajandeid mõtlemist, me teame vastust. Või vähemalt me teame osa vastusest. Öö on must, sest universumil on vanus. Sest valgus ei ole saanud reisida lõpmata kaua. Sest ruum paisub ja venitab valgust nähtamatuseni. Aga see vastus, see lihtne, elegantne vastus, sisaldab endas kogu universumi lugu. Lugu, mis algas lõpmatust tihedusest. Lugu, mis jätkus läbi inflatsiooni, läbi kvarkide ja leptoonide tekkimise, läbi esimeste aatomite moodustumise. Lugu, mis jätkus läbi esimeste tähtede süttimise, läbi galaktikate tekkimise, läbi planeetide moodustumise. Lugu, mis jätkus läbi elu tekkimise, läbi evolutsiooni, läbi teadvuse ilmumise. Ja lugu, mis jätkub praegu, siin, selles hetkes, kui te vaatate üles ja näete pimedust. Ja mõistate, see pimedus on kingitus. Kingitus ajast. Kingitus ajaloost. Kingitus universumist, millel on algus. Sest kui universumi oleks lõpmatu vana, kui tähed oleksid põlenud igavesti, siis öö ei oleks must. Öö oleks valge. Tuliselt valge. Talumatult valge. Aga öö on must. Ja see pimedus, see ilus, sametine pimedus, räägib meile, et universumil on lugu. Lugu, mis algas, lugu, mis jätkub, lugu, mis võib lõppeda. Aga vahepeal, siin, praegu, me elame selles loos. Me oleme osa sellest loost. Me oleme tegelased, kes on muutunud autoriks. Me oleme universumi, mis kirjutab oma enda lugu. Ja see lugu, see pikk, aeglane, kosmilise evolutsiooni lugu on kirjutatud valgusesse. Valgusesse,
mis reisib läbi pimeduse. Pimeduse, mis on must. Must, sest me elame universumis, millel on ajalugu. Ja see ajalugu on meie ajalugu, sest me oleme tehtud tähtedest. Iga aatom teie kehas, välja arvatud vesinik, on tehtud tähe südames. Süsinik teie DNA-s, lämmastik teie valkudes, hapnik, mida te hingate, raud teie veres, kõik see on tehtud tähtedes. Tähtedes, mis sündisid, põlesid ja surid. Tähtedes, mis plahvatasid supernoovadena ja paiskasid oma ained ruumi. Aineid, mis koondusid uuteks tähtedeks, uuteks planeetideks, uueks eluks. Te olete tähetolm, sõna otseses mõttes. Te olete universumi, mis on muutunud teadlikuks. Te olete aatomid, mis on õppinud mõtlema. Te olete valgus, mis on õppinud vaatama. Ja kui te vaatate üles öisel taevasel, kui te vaatate seda pimedust, seda musta taevast, siis te ei vaata midagi võõrast. Te vaatate koju. Te vaatate ajalugu, mis teid lõi. Te vaatate universumit, mis teid võimaldas. Te vaatate pimedust, mis on täis valgust. Valgust, mis ei ole veel jõudnud. Valgust, mis on juba möödunud. Valgust, mis reisib praegu. Ja see valgus, see lihtne igapäevane nähtus, on kõige sügavam õpetaja. Valgus õpetab meile alandlikkust, sest valgus näitab meile, kui väikesed me oleme, kui lühike on meie aeg, kui piiratud on meie vaade. Aga valgus õpetab meile ka jõudu, sest valgus näitab meile, et me saame mõista, me saame õppida, me saame avastada. Valgus õpetab meile, et universumi ei ole juhuslik kaos. Universumi järgib seadusi. Seadusi, mida me saame avastada. Seadusi, mida me saame mõista. Seadusi, mida me saame kasutada. Ja valgus õpetab meile, et me ei ole üksi. Mitte selles mõttes, et seal on teisi tsivilisatsioone, kuigi võib-olla on, vaid selles mõttes, et me oleme ühendatud. Ühendatud tähtedega, ühendatud galaktikatega, ühendatud universumiga endaga. Me oleme osa millestki suuremast, millestki vanemast, millestki sügavamast. Ja see midagi, see universumi, see kosmos, see kõik on kirjutatud valgusesse. Valgusesse, mis jõuab meie silma. Valgusesse, mida me saame mõõta. Valgusesse, mida me saame mõista. Ja kui me mõistame valgust, mõistame me universumit. Ja kui me mõistame universumit, mõistame me iseennast. Sest me oleme universumi. Me ei ole eraldi. Me ei ole välised. Me ei ole vaatlejad, kes vaatavad seest välja. Me oleme sees. Me oleme osa. Me oleme universumi, mis vaatab iseennast. Ja see lihtne sügav tõde on võib-olla kõige olulisem asi, mida Olbersi paradoks meil õpetas. Mitte ainult see, miks öö on must, vaid see, kes me oleme. Me oleme küsijad, me oleme otsijad, me oleme mõistjad. Me oleme universumi, mis on õppinud küsima, miks. Ja see küsimus, see lihtne, igavene küsimus, on see, mis teeb meist inimesed. Mitte meie vastused, vaid meie küsimused. Mitte meie teadmised, vaid meie uudishimu. Mitte meie kindlus, vaid meie imetlus. Ja kui te vaatate järgmine kord üles öisel taevasel, kui te näete seda pimedust, seda musta taevast, siis mäletage. Mäletage, et see pimedus on lugu. Lugu universumist, millel on algus. Lugu ajast, mis voolab. Lugu valgusest, mis reisib. Lugu meist, kes vaatavad. Ja küsige. Küsige, miks. Küsige, kuidas. Küsige, mis edasi. Sest need küsimused, need lihtsad, sügavad küsimused on see, mis viib meid edasi. Edasi läbi pimeduse. Edasi läbi tundmatu. Edasi läbi imetluse. Ja võib-olla,
kõige olulisem asi ei ole see, et me leiame vastused. Võib-olla kõige olulisem asi on see, et me jätkame küsimist. Sest nii kaua, kui me küsime, oleme me elavad. Nii kaua, kui me vaatame, oleme me teadlikud. Nii kaua, kui me imetleme, oleme me inimesed. Ja öö, see must sametine ilus öö, on meie lõuend. Lõuend, millele me maalime oma küsimused. Lõuend, millele me kirjutame oma lood. Lõuend, millele me projekteerime oma uudishimu. Ja see lõuend on must. Must, sest universumil on vanus. Must, sest ruum paisub. Must, sest valgus reisib piiratud kiirusega. Must, sest me elame universumis, millel on ajalugu. Ja see ajalugu, see pikk, aeglane, kosmilise evolutsiooni ajalugu on viinud meid siia. Siia, kus me seisame. Siia, kus me vaatame üles. Siia, kus me küsime, miks. Ja vastus, lihtne, elegantne vastus, on kirjutatud pimedusesse. Pimedusesse, mis on täis valgust. Valgust, mis ei ole veel jõudnud. Valgust, mis on juba möödunud. Valgust, mis reisib praegu, läbi ruumi, läbi aja, läbi universumi, mis on nii suur, nii vana, nii veidra, et me ei suuda seda täielikult mõista. Aga me proovime. Ja see püüdlus, see pühendumus, see lõpmatu uudishimu on see, mis teeb meist inimesed. Mitte meie võime teada, vaid meie soov teada. Ja see soov, see lihtne, sügav soov on kirjutatud meie geenidesse, kirjutatud meie ajudesse, kirjutatud meie südametesse, sest me oleme universumi, mis tahab mõista iseennast. Ja see tahe, see lõpmatu, kustumatu tahe on see, mis viib meid edasi. Edasi läbi pimeduse, edasi läbi valguse, edasi läbi imetluse. Ja kui te vaatate üles, kui te näete seda musta taevast, siis mäletage. Mäletage, et see pimedus on kingitus. Kingitus universumist, millel on lugu. Lugu, mis algas pimedusest, lugu, mis jätkub valguses, lugu, mis võib lõppeda pimeduses. Aga vahepeal, siin, praegu, selles hetkes, me elame, me vaatame, me küsime. Ja öö on must. Ja see on ilus.